Täna vaatame üle mõned vanad nõksud, mismoodi mune värvida. Selleks on meil vaja muidugi kõigepealt valgeid mune, neid on mul 6 tükki. Siis niidirulli, siis on mul siin kruubid, herned, poolikud ja hibiskuse tee. Hibiskuse tee, mis peaks nagu punast värvi kõvasti andma, aga ta jääb lõpuks ikka pruunikas. Ja kõigepealt munade ettevalmistamisest siia nii-öelda ümaramasse otsa, kas terava noa või siis nõelaga tuleb teha väikene auk. No see on selleks, et muna katki ei keeks. Siis pole muud, kui võtame sibulakoore, paneme selle siia ilusti ümber ja hakkame niidiga tõmbama. Vastavalt sellele, kuidas teil tahtmine on, tuleb seda niiti siia siis kerida. Siis võtame natukene kruupi ja selle paneme juba siia soki sisse. Selline vana auklik sokk ta mul on, aga kuna see auk on vist siin kuskil üleval küljes, siis see ei sega nii väga. Paneme siia põhja natukene kruupi, paneme selle muna soki sisse, tõmbame selle soki ühe väikese sõlmega kinni ka. Seejärel võtame teise muna, paneme võib-olla siia nüüd natukene rohkem neid koori. Võib ka leida mingeid muid vahendeid, kuhu need munad nii-öelda panna. Mingid muud kotid või kotikesed. Aga ma mõtlesin, et vanadele sokkidele on just selline super kasutus. Ja isegi kui nüüd ütleme, need sokid koos munadega on ära keedetud, ega siis sellepärast sokid veel oma otstarvet kaotanud ei ole. Nüüd ongi siis 5 muna mul valmis ja need paneme keema. Ja kuna on selline soem aeg, siis paneme munad gaasipliidi peale keema. Ja mune peab keetma kuskil 10 minutit, siis nad peaks valmis saama. See on muidugi vana tõde, et keenud munadele tuleb kohe külma peale panna. Nii-öelda munad ära ehmatada, siis ei jää koor muna külge. Nagu näete, selline päris mõnus kirju muna. Nii, ja sellele pole ka väga midagi ette heita. Selline kena kausitäis siis saigi.